Tänast saadet alustame soojalt, sügavalt ja maagiliselt. Eestis areneva teekultuuri taga on üks Kanada-Eesti juurtega meesterahvas, kes kirest ja armastusest tee vastu hakkas seda tooma Idamaadest ka Põhjamaadesse. See mees on Steve Cocker. Tervist! Tervist! Kas ma saan pakkuda? Jaa, palun. Steve, väga paljud inimesed joovad teed niimoodi, et solgutavad lihtsalt teekotti sooja vee sees, panevad hästi palju suhkrut ja siis joovad selle ära. Et mis see tee sinu jaoks on? Alguses ma mõtlesin, et tee on lihtsalt võib-olla hea kohvi asendaja või tervisliku jook, milles ma tahaksin mõned vitamiinid või midagi energia saada. Ja see on ka nagu suht tüüpiline ja hea lähenemine, aga nüüd tee on pigem nagu eluviis. Ja minu õpetaja. Sa ennem ütlesid, et need tassid on 300 aastat vanad ja siit on juba joodud teed sajandeid. Et see on siis üks osa teekultuurist, et sa võtad selliseid vanasid teadmisi ja siis kaasajastad ja tood neid siia tänapäeva ellu. Aga vitamiinide koha pealt, et mida see tee siis nagu sisaldab, et oleme ju kuulnud küll, et C-vitamiin hävib ära, eks ju, kuumas vees, aga mis siia alles jääb? Palju erinevad uuringud on teostanud, et siin on hästi palju vitamiine, aminohapneid on, ma arvan, 26 aminohappeid tee sees ja üks nendest on eriti huvitav kõigile, mis on peaaegu ainult maailmas tee taimes, mis on teaniin või L-teaniin. See väike huvitav loom annab meile terav mõtteid, ta rahustab kesknervisüsteem, aga samal ajal ta laseb, see kofeiini on ka tees ja ta laseb kofeiin teha oma tööd. Ja see L-teaniin parandab mälu, ta aeglaseb kolesterooli omandamine vere, ta reguleerib veresukru taset ja annabki rahul olla ja hea olla, toodeldab alfa-lainet meie ajus. Ja seda ka toimub meditatsiooni ajal. Tee on nagu meditatsioon tassis või zen tassis, aga ebakonkreetsed asjad on juba nagu esoteerika ja seal on juba see maagia. Ja see on alguses ei ole eriti arusaadav ja mulle ka aastaid, ma olen nagu Euroopa inimene, väga nagu meeldib siuksed, nagu mis need ained on ja kalkulatsioonid ja mis komponentid ja keemilised sisu ja nii edasi, aga ainult pärast seda ma kohtusin tee nagu tark taimena. Ja võib-olla Eesti kultuuris see ei ole nii nähtav, aga tegelikult maailmas inimesed joovad teed rohkem kui kõik teised joogid. Mulle meeldib see, mis sa ütled, et taimed on meie sõbrad. Ma alati olen arvanud, et loomad on meie sõbrad, aga taimed on ju ka tõesti. Ja, nad toetavad meid, nendel on sõnumid, mida nad tahavad meile öelda, nad tahavad näitada, ma arvan ka üks osa meist, kes me oleme tegelikult. Steve, sinu elulugu on märkimisväärne, seda ei anna kõike ära rääkida. Venemaal, mööda maailma, Taiwanis õppisid teemeistriks, kirjutasid Lonely Planetile. Mis see tähendab, et sa oled nüüd teemeister? Või näiteks, kui tuleb inimene ja kõige klassikalisem, et ma tahan leida nagu elus harmooniat ja tasakaalu, mis nagu ühtlustab ju väga palju probleemid tegelikult ära. Et mis sa siis teed? Me otsime teha mingi hea kontakt inimese ja teega. Mis on täpselt see tee? Ma ei usu, et just see on kõige parem tee, punkt. Ei, see võiks olla kõige parem tee sulle täna, aga võib-olla järgmisel nädal sa oled hoopis teine. Steve, sa kallasid meile nüüd siia ühe tee. Mis tee see on? Nüüd me joome üks sellest aastat kevadel korjatatud Hiina roheline tee, Chunming on see nimi. Tere, Chunming! Tere, mida sa tahad meile öelda? Peame kuulda. Aga mis see puer tähendab? Puer on üks teekategooria, kirjutatakse niimoodi. Tegelikult see on kääritatud teed, siis see on hoopis teistmoodi teha. Teised teed ei ole kääritatud. Muste on oksudeerunud 100%, et sellepärast on selline värv, aga see läheb nagu bakteriaalne käärimise protsessi, kui võtatakse ja tihti pressitatakse kokku nagu briketis, ma tõi seda näiteks. Hästi õrn mullalõhn, nii huvitav. Just seda tuleb 90-ndatest aastatest.
ja kui inimene võtab tee, mitte ainult nagu jook või tervisliku viis, aga nagu tee, eesti keeles tee, nagu the path, nagu oma dao või nagu õpetaja või tarktaimena, rada. Siis tihti me läheme nagu pueri poole, kui räägime teerännakust, siis tihti see on pueri või laagertunud teised teed nagu oolongi teed. Kuidas sina teed, kuidas sa valmistad seda? Kui südamega või intuitsioonidega või tunnedega teed ja selle sooviga, et teenindada teist või anda midagi head, tervislik armastus läbi teetassi teistele, no siis tegelikult see on nagu juba perfektne tajuslik teed. Mina eelistan näiteks teha teed suhteliselt väikses kannudes. Et see kõik on väga miniatuurne. Nagu tema jaoks. Mõned teetassid on hiiglaslikud. Ja. Ma olen segaduses. Juba. On 2 erinevad valmistamise stiilid. Üks on, ütleme, Aasiast või idast, üks on nagu läänes. Ida stiilis on pigem suhteliselt väike veekogus, suhteliselt palju teepuru. Kui ma paneksin sama kogus suures teekannuses, siis see oleks nagu lääne moodi teha ja siis ma lasen seda tõmmata 5 minutit näiteks 1 liitri kaus. Aga siin ma lasen seda tõmmata 20 sekundit, 30 sekundit. Me joome ja siis ma teen teist 20 sekundiga, siis 3. võib-olla pikem ja 5. ja 10. ja 15 korda ka. Maitsed ja tulemused ja muutuvad iga tõmmise järel. Mõtle võib-olla oma elust, mida sa tegid 90-ndatel, keskse tuleb 95-96 aastat. Nüüd sa kallad selle täitsa ära. Miks? Et ma nüüd... mõtlesin, et tee sai valmis. Kahjuks ei. Mis sa tegid ja miks sa selle ära kallasid? See oli, ma tahaksin sinu reaktsioon testida. Ma juba hakkasin haarama. Et sa tegid nagu selle tassi siis nüüd soojaks ja... Ja, seal oli ainult vesi ja see esimene, ütleme, loputamine. See oli nagu see esimene tõmmis, mida kallatakse ära, aga nagu loputamine. Et kui see on niivõrd kõvasti kokku pressitud, see loputamine aitab avatada vaikselt ja pehmelt. Tihti vaikuses me joome esimene 2, 3, 4 tassit, et lihtsalt olla iseennaga. Ükski teemeister kunagi mets siis ei küsi, eks ju? Siis ma näitan, kus uks on ja ütlen aitäh, et tulisid. Ei. Ja, ei ole mett ega sukrut ega piim. Ja, mitte eriti. Aga proovi. No proovime. Mulle meenutab sammalt natukene. Sulle meeldib sammal? Mul tuleb meelde siuke hästi pehme põhjamaine mets, kus on hästi pehme sammal. Tegelikult see on minu saladus, aga sammal on mu lemmiktaim. Kas tee puhul ka midagi öeldakse? Nagu tihtipeale tehakse klaasidega terviseks, aga tee puhul ei öelda midagi. Just nagu lastakse see sisse poole. Todna, tihti ei. Lihtsalt võib-olla energeetilise pool, kui juba sel tasemel läheb teemeistrit seda mitte kunagi ei tee, sest see on nagu, ta segab see vee-energia ja tee-energia. Need lehed on jälle rohkem avatud ja annab veelgi rohkem see maitse, aga... Saunalava lõhn on siin minu jaoks. Aasias nad räägivad, et tee on nagu meditatsioonitassis, aga siin Eestis me võime öelda, et see on saunatassis. Ja puukoor. Minu jaoks nagu vanad raamatud kuidagi. Mõtle, kui huvitavad maitsed. Mis meil siin oli sammal, mets, puukoor, vanad raamatud, saunalava. Et kui sa lähed poodi, siis sul on tavaliselt kas roheline, must või punane, puuviljane, piparmünt, aga siin...
ja, väga eksootilised maitsed. ja see ei ole nagu magus, happu, see on pigem nagu emotsioonid. Eriti neile, kellel on probleem mediteerima kogu aeg regulaarselt. Väga lihtne viis on võtta hea elav teed ja juua 2-3 tassid hommikul ja sel ajal ainult juua seda teed ja lihtsalt alustada oma päev niimoodi. Siil, aitäh sulle! Palun.